Tervist! On minu viimane sissekanne, on viimane nädal. Kõik Digi-challenge on läbi. Ja on aeg asi kokku võtta. Ütleme nii, et mõnes mõttes on challenge, mõnes mõttes mitte. Ei olnud midagi enneolematut selles mõttes minu jaoks. Ma arvan, et minu vanused enamus, nagu me kõik teeme ju niikuinii, kõik internetis, telefonis. Aga ma pidin ka lubasin eelmine nädal, et selle Tinderi asja kokku võtta, et mulle Tinder ei meeldi. On kõik. Mina seda edasi ei kasuta, aga oli vähemalt lõbus seda asja teha. Kokku võttes ma arvan, et me saime ilusti hakkama. Aga ma räägiks ühest nagu kogemusest, mis mul nüüd nende nädalate jooksul oli, just sellel viimasel nädalal juhtus, mis pani mind hästi palju mõtlema nagu selle peale, kuidas me oleme oma elu üles ehitanud ja kui sõltuvad me oleme sellest nüüd. Et ma olin 15 minutit ilma oma telefonita, ehk ma olin 15 minutit ma olen kogu aeg ilma telefonita, aga ma olin oma telefoni unustanud koju ja ma sõitsin nagu linna ja see oli nädalavahetusel, ehk mul ei olnud mitte mingit nagu võimalust aega, mul ei olnud tagasi minna. Bussiliiklus on nii halb, ma olin bussiga ja mul ei ole võimalik näiteks tellida Taxify'd, et okei, ma lähen toon ruttu kodust ära, tellin Taxify, millega ma tellin. Mul ei ole telefoni. Ja mul oligi see, et ma nüüd pean arvatavasti mingi vähemalt ühe päevana, selle päeva arvatavasti siis õhtuni nagu hakkama saama. Ja siis, kuidas ma üldse õhtul põhimõtteliselt hakkama saan, on ju. Samamoodi ma ei oska bussi aega vaadata, ma minema peatusest ootama. Ühesõnaga, ma nagu olin juba elasin enda peas läbi, et kuidas ma nagu selle päeva üle elan ja kuidas ma nagu telefoni tagasi saan. Sest mul oli sellel päeval nagu mul oli proovid ja kohtumised ja mul oli päeva nagu inimestega läbi rääkida, öelda mis kell, mis kohast, kust nagu täpselt. Ja kogu see asi oleks nagu kogu, mul oli korraks nagu päris hirmus. Õnneks siis mulle sõideti sealt, nagu avastati kodus, et see oli mahe jäänud ja mulle sõideti toodi see telefon nagu bussipeatusesse ära. Ma sain telefoni kätte, aga korraks oli väga hirmus ja ma sain aru, nagu, kui sõltuvad me oleme sellest. Me oleme täielikus nagu sõltuvuses, mitte siis selles mõttes, ma ütlen nagu narkootikumist, et nii tahaks seda, vaid lihtsalt nagu me ei saagi ilma selleta. Sest kogu asi on üles ehitatud selle kasutamisse. Ja see pani mind kõvasti nagu mõtlema. Et see kõik need asjad on kõik väga toredad, see Taxify, toidu tellimine, kõik see teeb jube mugavaks elu. See on tore, aga me ei saa jääda nagu ka täielikult sõltuma nendest. Et hoida siin kuklas kogu aeg mingit sellist mõtet, et pagan, et kui mul nüüd telefon läheb katki, kaob ära, vahet ei ole, mis juhtub, et kas ma siis ikka saan hakkama ka. Sest korraks oli mul väga hirmus. Ja teine pool, millest ka ma räägiks, et kuna me oleme nüüd nii palju, teeme seal telefonis kasulikke asju ja need on kõik väga ägedad, aga siis meil on ka telefonis väga palju asju, mis ei ole kasulikud ja ma usun, et kõik teist on nagu mingi hetk oma elus avastanud, et sa läksid korra telefoni, et vaadata mingit sõnumit või kontrollida mingit asja ja siis avastad, et sa oled seal telefonis olnud mingi 15 minutit kuni tunde, kas siis sa läksid, ma lähen käin korra Instagramis ja siis jääd sinna tundide viisi scrollima, ma lähen vahet ei ole YouTube kus iganes, mis ma teen korra selle mängu lahti, vahet ei ole ja siis avastad sa tundi, sest kõik on disainitud sinu tähelepanu tõmbama ja nii lihtne on ennast ära kaotada sinna sisse ja iga kord, kui see nüüd igav hakkab, siis on ka hästi lihtne see telefon nagu välja võtta ja seal olla. Et ma nüüd ei räägi nendest kasulikest asjadest, ma just räägin nagu sellistest ajaveetmis asjadest seal, et minu kui nagu loomingulise inimese jaoks on alati olnud nagu tegelikult lihtsalt selline vaikuses iseendaga igavuses nii-öelda olemine on ka väga tähtsa osa, sest see on see, kus tulevad kõige ägedamad ideed tavaliselt. Sest sa lihtsalt oled iseenda mõistusega ja mõte hakkab järsku lendama. Võtab niisugused tiivad alla, seda juhtub suht tihti. Kas siis tuleb ka mõni väga äge idee on küsimus. Aga sa ei anna endale enam võimalust, et su mõte hakkaks lendama, sest sa iga kord, kui sul tekib mingi tühi auk, kasvi sa lähed ala WC-sse,
siis selle asemel, et istuda seal mõni minut vaikuses, on, et palju lihtsam on võtta välja telefon. Et see on teine asi, mida ma isiklikult nagu igal on jällegi oma asi on ju, kui ei taha vaikuses olla või enda mõtteid mõelda. Aga minu jaoks ma just panin ka tähele, et ma olin nagu kaotama hakanud neid hetki ja neid tekkis mul aina vähem. Ja ma nüüd nagu teadlikult hoian ennast nagu eemal, et ma meelega korraks on ebamugav, sest sul on igav. Aga siis su mõistus nagu hakkab tööle ja siis ei ole enam. Et jätta rohkem hetki endale selle jaoks. Et ma arvan, et need on need mõtted, see läks väga masendavaks või negatiivseks nüüd ära, aga see absoluutselt ei ole. Need on lihtsalt see teine pool sellest, mille peale me ka kindlasti mõtlema. Sest need viimased nädalad ma vist näitasin, et tegelikult suht positiivseid asju saab ikkagi sellega teha. Saab süüa ja riideid ja kõike. Ühesõnaga, ma arvan, et võime loeda challenge'i edukaks. Ja võt see viimane asi, mis ma kokku võtsin, oli see, mis ma ise kohe kindlasti sain sellest challenge'ist ja õppisin sellest challenge'ist ja ma kutsun ka teid välja kindlasti kasutama neid ressursse, mis teil on maksimaalselt ära, aga seda tehes ka mitte jääda nendest sõltuvusse ja jätta endale neid igavaid hetki, sest nendest igavatest hetkedest võivad sünnida järgmised miljardi euro ideed ja nii edasi. Olge mõnusad.